Ausalt, minu käest on lihtsalt nii raske küsida mingit ühte lemmikut asja, sest et ma võiksingi siis nagu jääda niimoodi ketrama ja need vastused jääksidki tulema, kuni ma olen lõpuks oma üheks lemmikuks öelnud 10 erinevat asja. Mis ei olnud ju tegelikult esialgne küsimus. Tšau ja ilusat esmaspäeva teile taaskord! Seekord ma siis otsusin teha väikese küsimuste vastuste video, nii et ma nüüd üritan need kõik siin kokku korjata ja nendele siis vastama hakata ilma pikema sissejuhatuseta. Esimene küsimus, lemmik TV-sarjad. Me oleme viimasel ajal vaadanud Joosepiga kõige rohkem Big Bang Theory't. Mingi aeg me vaatasime Brooklyn Nine-Nine'i või? Oli mingi selline nimi. See oli ka päris hea igatahes, aga jaa, mul on kuidagi unarusse jäänud see TV-sarjade vaatamine, aga hetkel on lemmik on Big Bang Theory. Mis on sul lemmik tegevus? Šokolaadi söömine näiteks või videode tegemine on kohe kindlasti üheks mu lemmik tegevuseks. Pildistamine. Ma ei tea, mul ei ole lemmikut. Ausalt, minu käest on lihtsalt nii raske küsida mingit ühte lemmikut asja, sest et ma võiksingi siis nagu jääda niimoodi ketrama ja need vastused jääksidki tulema, kuni ma olen lõpuks oma üheks lemmikuks öelnud 10 erinevat asja. Kas tahad alati Eestis elada või vahepeal kuskile mujale elamiseks kolida? Ma olen elanud 11 kuud Ameerikas ja mulle väga meeldis see aeg ja sinna ma ausalt öeldes koliks ka tagasi. Ma arvan, mul ei olegi peale USA mul ei ole ühtegi kohta, kuhu ma tahaksin veel nagu elama minna. Aga kuna mu teine pool eelistab Eestis olemist, siis ilmselt jääme me siia paikseks. Aga kunagi ei tea. Never say never ja võib-olla aasta pärast elame ma hoopis kuskil mujal. Who knows? Mis on mu lemmikreis olnud? Issand, kui keeruline. Ma arvan, et näiteks eelmine aasta Londonis ja ma arvan, et see eelmise aasta suvekäik, kui me käisime Londonis ja Brightonis, nii mõnus. Mis on mu lemmik koht Eestis? Mu lemmik linnaks on, ma arvan, suvine Pärnu. Ma ei saa öelda Pärnu, sest et ta on mu lemmik koht suviti. Et kui on ilusad ilmad ja kõik on sinna kokku toonud, siis on seal lihtsalt nii mõnna olla. Aga konkreetse kohana niimoodi ma ütleksin võib-olla Viru raba. See on hea. See on tohutult ilus koht ja nagu igal aasta ajal ja see on, ma arvan, kindlasti üks mu lemmikutest kohtadest Eestis. Mis on minu meelest kõige halvem trend praegu meigis ja moes, mida ma ise ei kannaks? Kui ma päris aus olen, siis ma ei jälgi eriti üldse trende ja ma ei tea, mis praegu meigis või moes on. Ma ei ole väga suur mingi meikija, nii et ma arvan, et ma jään oma liistude juurde, ma ei lähe nii ühegi selle trendiga kaasa. Ja moe puhul on ka see, et ma kannan seda, milles ma ennast ise kõige paremini tunnen ja mis mulle poes meeldib, kas see asi on moes või mitte, keda huvitab. Et minu arust ongi põhiline see, et inimene peab ise ennast oma riietuses nagu hästi tundma ja siis ta kannab selle asjaga välja ja see näeb ilus välja. Nii et jaa, ärge jälgige trende, vaid tehke nii, nagu te ise tahate teha ja kandke seda, mida te ise tahate kanda. Kui saaksin valida ainult ühe asja, mida meigis teha, siis mis see oleks? See oleks kohe kindla peale ripsmedušš, sest kui mul on nagu super kiire ja ma tean, et ma ei jõua põhimõtteliselt mitte midagi ennast sättida ega midagi teha, siis ripsmedušš läheb ikka peale. Ma võin kõik muud meigi asjad ära jätta, mida ma tegelikult igapäevaselt üsna nagu teengi, aga ripsmedušš peab olema. Kas ma olen vahepeal mõelnud juukseid värvida ka mõnda teist värvi? Ma olen tahtnud vahepeal teha ennast nagu selliseks oranžikaks või nagu nii-öelda loomuliku punapea tooni. Aga kuna mul siis juuksur ütleb, et seda värvi esiteks on mul praegu hetkel hästi raske saada ja pärast on mul jälle hästi raske seda värvi tagasi saada, siis ma lihtsalt ei raatsi seda muudatust teha, sest et ma kardan, et ma hakkaks seda värvi uuesti igatsema. Kui vana ma olen? Kas te siis ei tea, et naisterahvastelt ei küsita nende vanust? Aga ütleme nii, et ma olen 20-ndates ja ma olen 30-le lähemal kui 20-le. See ei ole mingi saladus, aga ei taha seda numbrit välja öelda lihtsalt. Mis vanuse vahemikus olen ma vallaline olnud ja kas mulle meeldis see aeg? Ma olen olnud hetkel suhtes oma 17. eluaastast saadik. Ehk ma enne seda olin vallaline ja vahepeal ei olnud ja vahepeal olin ja niimoodi. Enamus ajast olin. Ja ei, mulle väga meeldis see aeg selles suhtes, et ma olin noor ja käisin oma sõbrannadega tantsimas ja
tegin kõike muud, mis teha annab. Kas mul on plaanis oma boyfriendiga ka video teha? Mul on olnud seda plaani päris mitmel korral. Ma olen tahtnud temaga teha boyfriend tag'i, 1, 2, 3 tag'i. Nüüd me pidime siin ühte kaardimängu mängima temaga, aga ta ei ole selline kaamera inimene. Vlogides te vahepeal näete teda, et sealt ikka ta lipsab niimoodi läbi, aga sellist nagu istume maha ja teeme kahekesi video, vaatame, äkki tulevikus. Kui saaksin teha pulmat piiramatu eelarvega, siis kas see oleks suur luksuslik pidu või privaatne üritus ilma külalisteta? See oleks ilmselgelt suur luksuslik pidu. Ma olen nagu eluaeg unistanud mingist hiiglasuurest pulmast, kuhu ma kutsun kõik oma, ma ei tea, lasteaiasõbrad ja koolisõbrad ja praegused tuttavad ja kõik sugulased ja kogu maailma kutsuks kokku ühesõnaga. Nii et jah, see tuleks kindlasti suur pidu. Mis värvi on armastus? Ma arvan, et iga armastus on ise nägu. Et tal ei ole konkreetset värvi, aga ta on täpselt selline, nagu sa selle ise lood. Nii tiip lihtsalt. Kui minu elust tehtaks film, siis mis žanr see oleks ja kes mängiks peaosa? Ma arvan, et see oleks midagi sellist draama ja romantilise komöödia segu. Midagi sellist. Peaosa. Äkki Emma Watson? Päris äge oleks, kui tema mängiks vist. Millal meil Liisaga järgmine snäki video tuleb? Ma ei oskagi ausalt öeldes öelda, sest et ma ise ei tea hetkel, millal ma kuhugi reisile lähen, et midagi põnevat sealt kaasa tuua. Ja Liisa kohta ma ka hetkel ei tea. Aga üks armas vaataja kirjutas mulle, et ta on kuskil Nepaalis või Jaapanis või kuskil, et kas me oleksime huvitatud, et ta meile sealt snäkke tooks. Ja ma vastasin talle, et me muidugi oleme huvitatud, nii et äkki kui ta sealt kunagi tagasi tuleb, siis ehk oli tal võimalus sealt meile midagi kaasa tuua. Kas ma Snapchati kasutan ja mis mu kasutaja nimi seal on? Jaa, ma kasutan Snapchati kogu aeg, iga päev, nii palju kui mul selleks võimalusi tekib ja ma olen täiesti sõltuvuses sellest äpist juba vaikselt. Ja mu kasutaja nimi on seal Nilrem ehk siis Merlin tagurpidi kirjutatud Nilrem. Nii et kes te mind seal veel ei jälgi, siis minge kindlasti jälgima. Kas minu juurde on tänaval tuldud, et sina oledki see blogija? Ei ole. Ja ma arvan, et ma olengi nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen siis? Ma ei ole nii tuntud, et minu juurde tullakse niimoodi rääkima. Aga alati, kui te muidugi näete mind kuskil, kes te mind vaatate, armsad inimesed, siis te võite alati minuga jutustama tulla või mind kallistama tulla, et ma ausõna ei hammusta. Saidki küsimused otsa. Ma loodan, et teil oli tore minuga sellel esmaspäeval jälle natukene aega koos viita. Saite ehk mõne uue asja minu kohta teada. Ja kui teile see video meeldis, ärge unustage pöialt aktiivseks vajutada. Muidugi ärge unustage vajutada ka seda punast subscribe nupukast, kui te ei ole seda juba teinud, et ikka ja alati esimestel minu uutest videotest teada saada, mis tulevad igal esmaspäeval. Ja näeme jälle järgmisel esmaspäeval. Olge tublid. Tšau! Nii et kui teid huvitab, et kuidas ma sellise Galaxy stiilis frappe siis valmis tegin, siis jääge vaatama. Vaja läheb siis piima, koorajäätist, jääd, roosat, sinist ja lillat toiduvärvi, erinevaid kaunistusi. Anita küsis mu käest, et millal me video teeme ja armas Anita, me tegime video eile ära. Ja sa ütlesid seda juba ise ka, et me tegime nüüd video ära, et sa tahtsid lihtsalt tervitust saada, nii et tšau Anita, ole tervitatud!